Meie kliimas on viirustesse haigestumine, nakatumine paratamatus. Selle vastu ei ole ravimeid, kuid on sümptomite leevendajad. Professor Raal, millised oleksid need ravimtaimed, mis näiteks nohu korral leevendust tooksid? Mida mina olen ise kasutanud, on kummel. Kummel just auruna, inhalatsioonina. See oleks nagu üks vahend. Aga jättes kõrvale võib-olla nüüd päris taimed ja rääkides looduslikest vahenditest, siis eriti just sellise algava nohu ja ülemiste hingamisteede põletike korral ikkagi esimene asi on kerge soolsusega vesi. Meil on olemas apteegis terve rida vastavaid preparaate, mille hulgast ma muidugi eelistaks kodumaist päritolu mineraalvett, aga selle sama töö teevad ära ka näiteks siis üsna maailmas laialt levinud erinevad merevee ja ookeanivee preparaadid, mis pealt näha on küll justkui nagu, seal ei ole ju mingeid erilise molekule peale soolade, looduslike soolade sees, aga just koos selle niisuguse loputava ja üldfüsioloogilise toimega nad võivad väga, väga palju head teha meie tervisele. Et võib-olla see on üks asi, millele tasub tähelepanu pöörata. Et võib-olla ma rohkem selliseid spetsiaalsed ja muidugi on ju vana asi on ikkagi, me teame, et kui jätta nüüd see koroona aeg siin kõrvale, siis ikkagi aastas 2 korda on ju need sessioonid, kus need viiruslikud külmetushaigused meid eriti kimbutavad, siis ennetavalt miks mitte teha siis ka selle ehinaatsega niisugused profülaktilised kuurid läbi. See võiks tõenduspõhiselt pakkuda küll meile abi. Tänan teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Olge terved!